Tere! Mina olen Nele Rent ja ma tegelen muinsuste ehk Eesti riigile ja inimestele oluliste asjade ja kohtade uurimise, korrastamise ja kaitsmisega. Huvi vanade asjade vastu sain mina kaasa kodust, sest ka minu isa ja minu vanem vend on ajaloolased. Mul on ütlemata hea meel, et teie klass otsustas kaasa lüüa pärandivaderite liikumises ning uuris sellel aastal oma kodukandi vanu maju ja nende aknaid. Nii palju, kui see eriolukorras oli võimalik. Kui vaadata kaarti, siis inventeeritud hooned asuvad Eesti erinevates otstes ja Tallinna linnamajad erinevad päris palju Viljandi, Harju ja Saaremaa taluhoonetest. Tallinna Raekoja platsi idaküljel on hooned olnud juba üle 7 sajandi. Tõsi, ükski neist ei ole meieni jõudnud oma ehitusaegsel kujul. Ikka on jõukuse kasvades ja moe muutudes neid maju ümber ehitatud natukene suuremaks ja ilusamaks. Alates 20. sajandist ehk umbes 100 aastat on Eestis teadlikult ja süsteemselt tegeletud vanade hoonete taastamisega. Arheoloogid, ajaloolased, arhitektid, insenerid, konservaatorid, kunstnikud, ehitajad, puussepad ja paljud teised uurivad, taasloovad ja säilitavad ajaloolisi ehitisi, nende detaile ja väljanägemist. Raekoja plats 12, 13 ja 14 hooned ongi oma ilme ja ka uued aknad saanud viimastel kümnenditel. Uued aknad on aga varasemate akende koopiad. Vaadeldes Raekoja platsi hooneid, märkas Anna kindlasti, et ühel majal võib olla mitmesuguse suuruse, kuju ja vormistusega aknaid. Selle põhjused võivad olla nii arhitektuursed ja kunstilised kaalutlused, nagu majal number 14. Ent aknad võivad pärineda ka erinevatest sajanditest või kümnenditest, nagu majal number 12. Laura Noora, Josefiine Maria ja Marian uurisid taluhooneid. Eesti vanimad säilinud taluhooned pärinevad 18. sajandist ehk on umbes 3 ja rohkem 100 aastat vanad. Tuulikud, laudad, tallid, sepikojad, aidad, kaevud on talumajapidamise abi ehk tootmishooned, millele on iseloomulik sajandite pikkune talupoja tarklik käepärastest kohalikest materjalidest ehitamine ning mis peegeldub ilmekalt hoonete väljanägemistest ja detailides, mis ongi väga lihtsad. Talude jõukuse kasvades hakati juba 19. sajandi lõpul ehitama edevaid mõisahäärbärite või linnamajade moodi elumaju. 20. sajandil muutus aga arhitektide või inseneride koostatud tüüp või originaalprojektide kasutamine tavapäraseks ning maapiirkondades leiab hulganisti ajastule iseloomulikke lahendusi, materjale ja töövõtteid. Ja veel, kas teate, kust tuleb eesti keelde sõna aken? See on vanavene laensõna sõnast oko ehk silm. Vanavene keelde jõudis see aga vana-skandinaavia keelest, kus akent tähistav sõna vindauga moodustas sõnast vindur ehk tuul ja auga ehk silm, sest varastel hoonetel olidki vaid väikesed avad ehk silmad, et majast suits välja lasta, mitte aga valgust tuppa. Sama päritolu on ka näiteks inglisekeelne akent tähistab sõna window. Inimeste ilumeele, käsitööoskuste ja tehnoloogiate areng aga võimaldab meil juba 8 sajandit nautida võrratuid valguse vaatemänge.